Tere tulemast terrassile! Nii see on, sõbrad, tõepoolest me oleme praegu Oot stuudio terrassil, kuigi tegelikult me viibime ju Marko siseruumis. Aga te olete mõnusa sellise terrassi nurgas üles pannud, sellepärast et te olete valmis saanud uue terrassimööbli ja see kannab väga moekat nime Mood. Jaa, see nimi Mood tuleb tegelikult sõnast mood. Ehk siis nii meeleolu. Just nimelt, et nii nagu sul tuju on, kuna ta koosneb moodulitest, siis sa saad seda ümber tõsta täpselt vastavalt tujule. Et sealt on see nimi alguse saanud. Et kes on varasemalt meie toodetega tuttav, siis mooduldiivan Mood on meil juba pikalt tootevalikus olnud. Ja aluseks me võtsime tegelikult selle sama disaini. Et need samad võtted, samad proportsioonid, 90x90 moodulid, aga sisu on nüüd täiesti uus. Me oleme teinud selle arvestusega, et sa saaksid seda tõesti aastaringselt väljas hoida. No tõepoolest, et terrassimööbel ei saa olla see sama nagu toamööbel. Et ilmselgelt on juba kanga valik, ilmselgelt on see poroloni valik, on ju teatud moodi ikkagi arvestada ilmastiku tingimusi. Täpselt nii, et juba karkassist alates me oleme teinud sellistest materjalidest, et see kestaks ka õues. Et siin sees on veekindel vineer, roostevabast terasest konstruktsioonid, roostekindlad jalad, spetsiaalne poroloon. Et kui muidu tavalisel mööblil on selline poroloon, mis võtab vee enda sisse, just, et see sinna ka jääb, siis õuemööbli puhul me kasutame sellist porolooni, kust vesi läheb läbi. Et kui põhimõtteliselt sinna vesi peale läheb või kas või tahad survepesuriga pesta, siis vesi voolab lihtsalt läbi. Et selles mõttes, et seda tõenäoliselt päris ei soovitanud survepesuriga, aga võib kõik... Miks mitte? Loomulikult, selle jaoks ta ongi mõeldud, et seda oleks mugav kasutada. Ja katte selles mõttes, et siin on selline ele, aga ma saan aru, need padjad on siin väga hästi juba näitamaks seda, et mis kangast on veel võimalik. Jaa, enamus on erinevad sellised hallid variatsioonid, heledamad, tumedamad, kuidas kellelegi meeldib. See kangas on samamoodi spetsiaalselt UV-kindel, et ta ei karda valgust ja õues püsib väga mõnusalt. Siin on praegu meil 1, 2, 3 osa ja siis tumba, aga tegelikult on ju nii palju, kui inimesel loovust on ju, ja tegelikult nii palju, kui terrassil ruumi tegelikult on. Täpselt nii, et sa võid luua sellise 2-kohalise diivani, võib-olla hoopis mingisuguse nurgadiivani või 3-kohalise, et kõiki need variante on väga palju. Marko, ilus on, tundub funktsionaalne ka, jah, aga on ta ka mugav? No, kui sa üldiselt oled tähele pannud, siis enamasti terrassimööblid on sellised, kus on mingisugune metallraam või mingi punutud raam ja siis käivad sellised lihtsalt padjad peal ja siis võtad ära, eks ole. Seal ei ole ka vedrustust tihti peale sees, et kui nüüd võtta nüüd see Mood terrassimööbel, siis see on tehtud ikkagi nii, et siin on vedrustus sees, siin on väga-väga paks siis porolooni kiht, et sul on sisuliselt nagu pehme mööbel. Klassikaline pehme mööbel justkui siseruumis, aga see on tehtud lihtsalt välimaterjalidega, et sa saaksid seda kasutada õues. Nii et see on oluliselt erinev, kui sa võrdled nende tavaliste levinud õhukeste patjadega terrassi asjadega. Ja siin all on siis sellised kinnised, mis võimaldavad siis vastavalt soovile loovusele siis komplekteerida. Et moodulid saad omavahel ühendada, nii et nad ei liigu üksteise suhtes paigast ära, aga samas kui tõstad ümber, siis klõksti võidad ära ja ongi korras. Aga nüüd mõni ikkagi mõtleb, et tõsi, ta on ilmastikukindel see kangas kõik, aga ikkagi tahaks mingi katte ka peale panna. Võib-olla ei ole võimalus isegi talvekuudel ta sisse ära tuua, siis on ju eraldi katted. No kui ei ole võimalik talvekuudel, sa võid ka talveks ta välja jätta. Aga põhimõtteliselt meil on jah, kõik katted on ka olemas, nii et saad sellel komplektil ilusti katted peale panna. Loomulikult see ju pärast lihtsustab puhastamist, kui näiteks on sinu kogunenud mingit mustust peale. Kuidas see asi teil üldse välja näeb? Ma alati imetlen teie kätetööd, ükstapuha, kui siin teie salongis ringi vaadata. Kuidas te jõuate nende ideedeni? Kuidas te jõuate selliste vormideni? Et kui me täna räägime siin terrassimööblist, siis ilmselgelt ei hakanud ju eelmine nädal seda mõtlema. See on pikem protsess. Tõepoolest, et sellega on juba tegelikult, ma arvan, 1,5 aastat või veidi rohkem. Ja eks suvel on ju ikka see, et tahaks ju õues olla. Loomulikult. Ja sellest ongi võib-olla saanud see kogu see asi alguses, et kui meil omal on väga mugav, lähed istud tuppa diivani peale, siis õues kuidagi, kas hakkad jälle välja tassima seda või mis sa siis teed? Ja sealt võib-olla sellest vajaduse põhisusest see ilmselt nagu see alguse sai. Ja me nägime, et see sama Mood süsteem, mis meil juba oli olemas, et sellest oleks mõistlik edasi nagu arendada see süsteem. Ja 2 asja veel, mis mul kohe teie salongis silma hakkavad, loomulikult see mootorratas ja teine, see Poho, see diivan, see on ka ikkagi, mul ikka selline alati jääb silma. Poho, kui me viimane kord seda vaatasime, siis täna on saanud sellest tõesti meie bestseller, et ta on tõesti väga hästi vastu võetud ja sinna nüüd juurde tulnud ka spetsiaalselt siis lõpuks see nurgamoodul ja ta on tõesti väga mõnus. Aga praegu ikkagi, head inimesed, keskendume sellele, mis tulemas on. Soe suvi, on ju, tuleb soe, tuleb palju päikest ja loomulikult tuleb seda ilusat aega veeta nii palju kui võimalik väljas, terrassi peal. Kujutage ette siin mõnusalt niimoodi perega, sõpradega aega veeta sellise mööbli peal. Ja kusjuures väike parandus veel, isegi kui ei ole terrassi, siis pane tähele. Need jalad on tehtud spetsiaalselt sellised, need ei vaju läbi muru. Nii et seda võib vabalt kasutada lihtsalt muru või liiva peal, nii et kõik need variandid on olemas. Lähme randa, lähme õue.